tšau-tšau, näed, Diego ütleb tere ja päike ütleb tere ja mina ütlen tere. Et ma olen saanud siin mingit päris lahedaid alandlikkuse õppetunde, päris tuus. Et nende aastate jooksul on nagu, et mis ma olen siin, on ju 6-7 aastat seal internetis pläkutanud ja tänu sellele, et ma olen siis nagu ennast välja pannud, inimesed võtavad muga ühendust ja väga erinevate probleemidega võtavad inimesed nagu ühendust, sest ma ei ole nagu sellist sihtgruppi või seda nagu paika enda jaoks pannud, vaata. Ma luban, usaldan siis protsessi, on ju nii-öelda. Aga nende aastatega on igasuguseid inimesi, nii mehi ja naisi, ja eks te ise teate. Tšau, kõik musud. Ma ei ole pede, aga ikkagi kõik musud, kõik mehed ja naised, kes te olete minuga ühendust võtnud, mis iganes probleemide ja muredega. Ja me oleme vestelnud just, et see suhtlus on jõudnud sellesse kohta, kus me nagu jõuamegi vestlusesse, telefonikõnesse või videokõnesse. Ja et see võimalus, et sa nagu leiad selle usalduse minus ja siis võtad minuga ühendust. See on tegelikult minu jaoks täiega sihuke alandlikkuse õppetund, et nagu vau. Et ma saan olla on ju uhke enda üle, mis on nagu ilus ja tervislik, aga teisipidi ja nagu alandlikkuse õppetund just selles suhtes, et ma võin oma arust siin nagu teada seda ja toda ja mida iganes ma räägin sellest ja tollest, aga lõpuks, kui inimene pöördub minu poole, mis iganes see tema isiklik probleem on, siis see on nagu nii, see on mingis mõttes nagu lihtne, aga samas nii nagu maad ligi maandav ja aus. Et meil on nii palju erinevaid probleeme. Ja ma ei tea, kuidagi tahtsin nagu seda jagada. Tundsin, et ma peaksin nagu rohkem olema nagu tänulik teile. Lugupeetud inimesed, kes te vaatate, kes te ühendust võtate, kes te kirjutate, kes te likeite, panete pöidla video alla, like, kes te jagate, et see sõnum, isegi kui see sõnum on ju, et siin selles hetkes on ju, ma räägin konkreetselt oma kasvame koos inimestega, publikuga, kes on minu selles ringis, on ju, minu siseringis, minu esoteeriline grupp. Aga et kui sa jagad lihtsalt sellepärast, et sa näed siin seda mingisugust sõnumi osa just võib-olla selles, et see alandlikkuse õppetund mulle. Et ma ju täpselt ei tea, kuidas nagu teised, ma ei tea, ma ei tahaks öelda nagu nõustaja, mulle meeldib öelda energiadirigent endale. Mina olen energiadirigent. Ükstapuha, mis probleemiga inimene minuga ühendust võtab. Ma kuulan teda aktiivselt ja ma leian üles tema sees need kitsaskohad või energiablokid või pidurdused. Vahet ei ole, kas sa oled mingi kõrgel tasandil ettevõtja või sa oled mis iganes lihtne, rahulik, maadligi inimene, kes käib kuskil tööl või sa oled on ju vabakutseline, mis iganes. Kõik inimesed on ilusad selles mõttes. Aga et kuidagimoodi on mul see siis anne, mis see nagu tekitab selle alandlikkuse just, et ma üksi tegelikult ju ei näeks nagu iseenda annet, mida mul on tegelikult väärtusena siis pakkuda. Ja tänu sellele, et teie inimesed
olete andnud mulle selle võimaluse, et te olete leidnud minust selle usalduse, et okei, võtan Maikuga ühendust, äkki ta saab mind aidata, on ju. Ja ma saangi, ma olen iga inimene, kes on minuga ühendust võtnud, ma tean, et ma olen aitanud, sest me oleme läinud lahku koos targemana nagu. Et see on ilus, hea tunne, et mul just täna ka oli üks kõne, 2 isegi, hommikul kohe 2 tükki, mis on nagu äge. Et see toobki nagu nii, no täiega siin südame tunne on nagu, et see on nii ilus, kuidas inimene julgeb olla haavatav. See on see minu kogu sõnum on ju, et sinu lugu loeb. Ja autentsus, see tõeline ilus puhas autentsus on julgus olla haavatav. Ja kõik need inimesed on ka mulle endale nagu ütlenud, et see, kuidas sa oled, see on kuidagi nii ehe. Ja et siis minu energia välja tulles isegi läbi on ju telefoni või selle video just 1 ühele, et siis see eheduse või autentsuse või haavatuse osa, ma kiirgan selle endast niimoodi välja või sukeldun inimese energiasse, et ma avan teda ka niimoodi, et temas tuleb siuke julgus olla nagu avaneda. Ja see on ilus. See on ilus. Ma ütlen, et iga korraga nagu see kogemus rikastab mind ja mul on selle üle täiega hea meel. Ja see on äge. Ja ma olen tänulik sellele, ma olen täiega tänulik sellele. Ja et te reaalselt nagu aitate mul minu enda unistust ellu viia. Et mina olen oma selle visiooni paika pannud, et see on nagu huvitav ja äge ja põnev midagi, mida teha oma elus on ju, kuidas luua seda väärtust, just et luuagi nagu väärtust sellisel kujul, et aidata nagu inimestel edasi liikuda nende enda eludes. See on fucking reetsilt suur väärtus nagu. Sellel ei saagi nagu otseselt mingit hinnasilti külge panna, sellepärast et need probleemid ja need probleemide ületamised on nii erinevad. Need on selles mõttes nagu erinevas väärtuse tasandis ja erinevas väärtuse klassis, aga et selle inimese jaoks on lihtsalt nii rets on ju. Ta saabki mingi käsipiduri lahti ja läheb. Ma vist mingis mõttes jah, et ma ei ole nagu ennast müünud, et ma olen nagu, ma katsetan palju, ma räägin kogu aeg, et ma sukeldun sisse ja ma uurin, ma annan endale selle aja, mul on üks elu, mul on aega reaalselt nagu uurida ära. Et kui inimdisain ütleb mulle, et ma olen projektor tüüp inimene ja et minu see disain ütleb, et oota kutset. Ehk siis tegele oma asjadega. Pane informatsioon välja, on ju. Pane ennast välja ikkagi. Ma pean nagu rääkima, ma pean kirjutama, ma pean panema ennast välja, et inimesed siis saaksid näha või leida selle võimaluse, et ma üldse olen olemas. Ja kui nad tunnevad mu ära, siis nad võtavad muga ühendust ja annavad siis mulle selle kutse, teevad selle kutse, esitavad selle kutse mulle, et ma siis saaksin vastata. Ja sellisel juhul see energia on kuidagi nii puhas. Ma ütlen, et see on nii hea tunne. Ja see on nagu alandlikkust tekitav, tänutunnet tekitav ja lihtsalt ilus. Ja sellega seoses, et ma tegelikult ju nagu ei müü ennast, vaid panengi rohkem nagu infot välja, aga täna ma siis nagu müün. Et minu lugupeetud publik, ükstapuha, kes sa oled, kus sa oled, kuidas sa oled. Oled sa ettevõtja, reetsilt edukas oma arust või kellegi teise arust. Ükstapuha, millega sa tegeled. Et kui sul on elus mingi klaaslagi, kuhu sa oled jõudnud ja sa justkui tead või mõistad või arvad aru saavad, veits kahtled, ei ole päris kindel, et tuleks nagu kuhugi edasi minna, edasi liikuda või läbi minna selle lae, et siis ma panen ise selle kutse välja, et võta muga ühendust. Võta muga ühendust.
ja vaatame, vaatame, kuidas ma sind aidata saan. Sest aidata ma sind kindlasti saan. Et olen tänaseks oma selle enesekindluse tasandi nii kõrgele saanud, et ma tean piisavalt palju, mul on piisavalt nüüd ka kogemust, ma arvan, ma usun endasse. Ja sellepärast ma saan siis selle kutse panna, et see kutse on, et projektor oota kutset. Ja tihtipeale see kutse, see tulebki tegelikult iseenda seest. Et väljast poolt inimesed kutsuvad, aga see kutse tuleb ka enda seest ja see ongi see kutse astuda kangelase rännakule, minna avastama oma lugu, minna avastama oma sõnumit, looma oma sõnumit. Kutse, tung, aidata olla olemas, olla tugiisik, mida iganes on ju. Jah. Mõtlesin, et teen täna sellise video. Nii et ärge olge sitakotid ja võtke ühendust. Kõik oli siiamaani nii ilus. Pidi ta ära kõik selle nüüd rikkuma selle vähe sitakoti sõnaga. See on veits nagu huumorit ka, come on. Et if you can't take a humor, like et mis värk siis on ju Diego. Diegoga naerab, keel ripud suust väljas. Jah, põhimõtteliselt sellise loo tahtsin teile edasi anda. Et võtke ühendust. Saate mulle selles mõttes esitada väljakutse, esitades iseendale väljakutse. Et nagu see, meil kõigil on see mingisugune ego, mingisugune uhkus, mingisugune autunne, aga tegelikult see on see võlts. See ei ole nagu ehe. Et kui minul on abi vaja, mina olen jõudnud sellisesse kohta, et ma lähen ja küsin. Ma leian selle õige inimese ja ma küsin ta käest. Ma küsin abi, ma palun abi. Ja mul on mu oma inimesed, kellega ma siis oma probleeme nagu lahendan. Ja see oli esialgu nii reetsilt raske. Mul on üks sõber, kellega mul on mingi 15 aastat, isegi rohkem sõber olnud. Ja mul on läinud reaalselt 15 aastat, kuni ma lõpuks olen saanud temaga nii lähedale sõprussuhtes, kus ma olen lõpuks nagu ta koore lahti murdnud. Ja nüüd on tänu sellele, et see koor on lahti, me oleme kasvanud nagu nii ligidale üksteisele. Et just ka see, et tema rada on ka selles mõttes nagu juhendamine, informeerimine. Aga võib-olla just see üks piirav osa, mis tal ongi olnud alati see, et ta ise ennast ei ava. Ja nagu öeldakse, et see on selline klassika neile nagu peegeldamine mingis mõttes, et kui mina julgen ennast avada, ma julgen sulle jagada oma mingisugust valu, minevikust, mingisugust lugu, mingit hetke, mis allegooriliselt aitab sulle paremini mõistuses kohale tuua sinu enda elus toimuvat probleemi nagu peegelpildina. Saad aru, et siis ju sina saad ka nagu avaneda. Kui mina avan ennast sulle, saad sina avad ennast mulle. Või nüüd, make sense? Fuck yeah, muidugi see on nii loogiline. Aga mis ma jahun siin, ühesõnaga jah. Kui juhuslikult kedagi huvitavad need kursused, mis ma teinud olen, et siis YouTube'is on videokirjelduses, Facebookis, ma ei tea, tavaliselt ma panen vist kommentaaride juurde. Facebook on selles suhtes natukene õel. Ta üldse ei lase nagu jagada. Et selles suhtes jah, jagage seda videot, kui julgete. Kui see on teie arust nagu kuidagi väärtuslik, kui ei, siis fuck it, las olla. Siis see oligi lihtsalt sulle. Ja jõpp, tšau, kasvame koos.